Ja just see keskkonna vahetus, kui beebi sünnib keisriga, see on hästi järsk. Sellepärast, et kui sa kujutad ette, et ta on 9 kuud, ta on keskkonnas, kus on soe, kus on pime ja see keskkond on vedelikuline. Ehk siis ta sünnib ja ta muudab seda keskkonda. Ehk siis ta tuleb gaasilisse keskkonda tegelikult. See on tohutu muutus. Et kui me mõtleme selle peale, kuidas kosmonauta valmistatakse ette keskkonna vahetuseks, on ju, millised koormustestid neil seal on ja kuidas neid, milline füüsiline protsess on selle jaoks, et ta vahetaks keskkonda. Beebiga on sama lugu, on ju. Ta tuleb vedelikulisest keskkonnast ja ta tuleb gaasilisse keskkonda, kus ta nüüd peab hakkama saama. Ja siin on helid, siin on valgus, siin on hoopis teistsugune elu tegelikult. Ja see muutus läbi keisrilõike on hästi järsk. Ja see on ka üks koht, kus me osteopaatias saame otsida neid pingemustreid ja toetada seda beebit oma selle jutumärkides normaalsuse juurde tagasi tulemiseks.